Hei, mina olen Kaidili ja teen sulle täna ühe lühikese kaardiladumise karmakaartidega. Ja vaatame, millised on karma nõuanded sulle. Ja kõige lõpus võtan siis ka kõrgema mina juhatust või soovitusi. Ja karma ei ole mingisugune karistus, et headel asjadel on ka karma. Ehk siis see tähendab seda, et iga tegu võrdub tagajärg. Iga mõte võrdub tagajärg, eks ju. Ja siin ei ole niimoodi, et teed teo või mõtled mõtte ja saad sama asja vastu, et see ei ole nagu vorst vorsti vastu vahetus. Vaid karma on miski, mis peaks olema tasakaalus või balansis. Ja mida see tähendab, see tasakaal? No ma toon näiteks, toon sellise näite, et mõni inimene tahab jubedalt teisi inimesi aidata. Tal on väga vähe võib-olla endal võimalusi, materiaalseid võimalusi näiteks, ta ei ela võib-olla ise kõige paremini, aga ta tahab teisi inimesi hirmsasti aidata. Ja mida see ilmaruum siis sealt, ja ta annab oma hinge tagant viimase ära, mida see ilmaruum siis sealt loeb? Järelikult sul on palju, sa annad ära. Onja. Ja siis ta teeb nii, et sul oleks veel vähem. Et see tasakaalu võib luua ka niimoodi, eks ole. Samas muidugi, et hea tegu tuleb ka headusena tagasi, aga ta tuleb kuidagi teistsugusel kujul, et ei pruugi siis täpselt samamoodi tulla. Ja loomulikult on see siin üldine lugemine ja see ei pruugi kõigile sobida. Kui sa tunned, et sa tahaksid isiklikku kaardi lugemist, siis siin video all on link, mille kaudu sa saad minuga ühendust võtta. Kui juhtub, et siin kaardi ladumisel tuleb üles mingisuguseid teemasid, mis jäävad sind trigerdama või kipitama ja sa tahaksid eraldi saada nõustamist või teraapiat nendel teemadel, siis siin on üks teine link, mille kaudu sa saad ka ühendust võtta. Ja loomulikult selle teise lingi kaudu sa saad ühendust võtta ka mis iganes muude teemadega, mis võib-olla käesolevat ladumist üldsegi ei puuduta, aga võib-olla sa leiad siin mind kuulates mingisuguse mooduse, kuidas mina saaksin sinu arengusse ja heaollu panustada, siis sellisel juhul igasugune koostöö on teretulnud. Aga selleks, et me saaksime siis alustada selle seansiga, võiks öelda, teeme väikese kohale tuleku. Ja käesolev ladumine on ühes variandis ja sa võiksid mõelda ka küsimusele, et mis saab siis, kui. Mis saab siis, kui. Ja avan siit esimese kaardi, et sa näed, see kaardi peale on nagu kirjutatud ka, mis tüüpi kaardiga on tegu. Esimene kaart on siis planeetide kaart ja nagu sa siit näed, on tegu Pluutoga. Ma kõigepealt natukene räägin võib-olla sellest Pluutost, et mina ei ole astroloog ja võib-olla astroloogid räägiksid neid asju hoopis teistmoodi. Ja kui seda videot juhtub kuulama mõni astroloog ja sa tahad midagi lisada või täiendada või öelda, et ma olen täiesti valesti asjadest aru saanud, siis sa võid ka siia video alla kommenteerida. Aga mis siis võiks öelda, et mis see Pluuto siis meile toob? Et ta on nagu kuidagi seotud nagu hävinemisega või lagunemisega. Ja teistpidi, kui me teame, et see hävinemine või lagunemine võib olla ju siis seotud sellega, et mingi ring saab täis, et meil on vaja uuele ringile minna, parema teadlikkusega, kõrgema teadlikkusega, selgema teadlikkusega. Eks ju, et meil on vaja nagu selles mõttes midagi nagu muuta ja vanad mustrid ja vanad viisid enam ei toimi ja selleks tuleb siis Pluuto meile ütlema, et leia midagi muud. Ja kuna
Pluutoga on seotud ka selline element nagu plutoonium, mis siis on keemiline element Mendelejevi tabelist, võib-olla kui sa keemiatundidest mäletad. Siis siin on ka nagu võimalik siis Pluuto energeetikat ja plutooniumi energeetikat võib-olla võrrelda omavahel. Ja see tähendab seda, et kuna see plutoonium laguneb võrdlemisi kiiresti, et siis see tähendab, tema energia on nagu selline tuumaplahvatuslik. Ja siis see jõud on nagu, võiks öelda isegi nagu selline väga suur või hirmuäratavalt suur. Ja inimkonna ajaloos on siis loodud mitmesuguseid katseid õppida seda jõudu rakendama. Ja on siis loodud, selle rakendamise käigus on loodud siis rohkem probleeme kui lahendatud neid probleeme. Ja nüüd mõtle, kuna see Pluuto kaart tuli välja, et mis siis võiks see Pluuto sõnum hetkel sinule olla. Et mis siis on see, mis sinu elus on hetkel kokku varisemas, ära lagunemas, plahvatamas. Ja mis siis veel? Siis Pluuto tuletab meile meelde ka, et tegelikult kusagil võib-olla sinu olemuses on olnud vajadus või püüdlus sellise perfektsionismi või ideaalse maastiku järele. Ja kui sa seda uskumust ei muuda või sellest ei vabane, seda lahti ei lase, seda ära ei lahusta, siis ka see on miski, mis nii-öelda hävineb või plahvatab ja see võib sul siis sellisel juhul nagu selle vaiba jalgade alt tõmmata. Siis mis siis veel Pluuto kohta? Et Pluuto räägib meile üldiselt siis muutumisest, võimust, tegelikult ka takistuste ületamisest, uuele tasandile tõusmisest, süütundest, vabanemisest, taastamisest, korra taastamisest. See tähendab see, et kui on häving toimunud, et kaosest sünnib ju alati kord, ka see on füüsikaline seadus, eks ole. Ja samas, kui me ei arvesta loodusseadustega, kui me ei pea lugu loodusseadustest, siis see Pluuto energeetika võib olla väga hävitav, täielik, selline. Ta on nagu teadvuse tasandi selline sügavus või mõõde on nagu teadvuse tasandi oma, ehk siis nagu selline kõike läbistav, kõike hõlmav, mis tähendab seda, et kui me ei ole teadlikud, siis alateadlikult see puudutus nagu hõlmab ikka meid kõike. Ja Pluuto energeetika on seotud siis nagu surma ja taassünniga. See tähendab, et kõik see, mis hävineb, kõik see, mis kokku kukub, saab taas tuhast tõusta, aga selleks siis ongi nüüd 2 varianti, et kas sa teed seda teadlikult, ehk sa tunned ära selle Pluuto energeetika ja arvestad sellega. Ja kui sa seda ei tee, siis Pluuto tuleb ja võtab ise selle, mis temale kuulub. Ja Pluuto sõnum on sulle see, et kui sa puhastad korduvalt enda olemust ja ka tegelikult kõigi teiste heaks ja hüvanguks püstitatud eesmärke, siis ta aitab sind, siis ta toetab sind. Ehk siis Pluuto hävitab eelkõige sellist egokesksust, mitte egokesksust, ütleme egoismi, ütleme siis niimoodi, see on nagu täpsem, omakasupüüdlikkust, ütleme sellisel juhul, jah. Ja ta ütlebki sulle niimoodi, et leia siis ise enda üle kontroll ja siis sa suudad nagu hallata või juhtida kogu maailma. Ja vaatame seda kaarti nagu natukene lähemalt ka. Et mis sa siis näed? Et Pluuto räägib siis, ma korra võtan selle kaardi, ma vaatan, siin on ka mõned märksõnad peal, et Pluuto annab sulle nagu teada, et mis siis sinu hinge vajadus võiks olla selle kaardiga või selle kaardi sõnumina. Et kontrollimine ei peaks olema sinu selline kõige ütleme tugevus, kõige tugevam omadus, vaid et ta nagu ütleb, et nagu taas elusta enda ressursid või vägi, eks ole. Siis vaimusõnum sulle
ütleb, et jõua tuumani oma kinnisideega seoses. Et kas see kinnisidee, ühesõnaga seesama, mida ma ennem ütlesin, et kas see teenib sinu kõrgemat hüvangut ja teiste inimeste kõrgemat hüvangut või see on selline egoistlik kavatsus, et võt, ma tahan ja mulle niimoodi meeldib, on ju. Ja kehatasand ütleb sulle siis niimoodi, et kehatasand Pluto energias on selline, mis ütleb sulle, vaata siin punase selle peale on ka kirjas, kehatasand ütleb sulle, et põgene või sure. Et kui sa jätkad vanaviisi, siis sa hakkad kas vältima midagi, kedagi või midagi, või tekib mingit laadi häving. Ja ma keeran selle Plutoga, et vaata seda sümbolit siin keskel. Et siin on siis nagu selline 2 näokest toodud. Niimoodi võtame, avame teise kaardi. Ja teine kaart on siis lõunasõlm ja siin keskel on siis nagu maakera. Ja maa on iseenesest, kui me pilti vaatame ja keskendume sellele, siis maa on iseenesest terviklikkuse sümbol, lõpetatuse sümbol, maandatuse sümbol, selline ankurdumise või juurdumise sümbol. Ja lõunasõlm räägib meile siis seda, et mida sümboolselt justkui nagu on selline, kuidas siis öelda, nagu kõrvaklapid, mis sisaldavad endas nagu sellist suurt punast tuld või ohumärki, siis ta on nagu hoiatuskaart, et kuula, vaata ja jäta meelde. Mõned inimesed tõlgendavad seda, et see tähendab justkui nagu halba karmat või negatiivset karmat, aga tegelikult on kõikides meie elu aspektides ju nii võimalused peidus kui takistused peidus, on ju. Ja see on nagu selline kitsas ja negatiivne vaatepunkt, millele mina isiklikult võib-olla siin pikemalt ei peatuks. Et karma ei ole ainult sinu tegudest tulev ebaõnn, vaid see on ka töö, mida sa oled otsustanud teha, et tunda ennast hästi näiteks, eks ole. Ja kui lõunasõlm ilmub kusagilt välja, võib see tähendada, ehk praeguses lugemises tuli see välja, siis see võib tähendada, et tegelikult sa tegutsed iseenda heaolule vastu. Et sa võib-olla tahad midagi muud, aga teed siis reaalses elus selliseid tegevusi, mis viivad sind sellest soovist või sihtmärgist eemale ja mis ei ole siis sinu hinge ja olemusega kooskõlas. Ma vaatan natukene seda kaarti lähemalt ka. Ja ta hoiatab, et kui sa jätkad vanaviisi, et hingesõnum on just see, et siis ei, soovitud eesmärgid ei tule, et see on just täpselt see, mida ma ütlesin. Vaim soovitab sulle seda, et vaimutasand, et kui sa tunned ennast rahutult või ärevalt, et siis mõtle hästi järele, et on ikkagi nagu natukene hoiatab sind, et see ärevus ja rahutus annab sulle midagi märku, et see ei tähenda, et väliskeskkonnas on midagi ohtlikku. Võib-olla see sama, mida sina ise mõtled ja teed, võib tegelikult sulle seda ohtu nagu kujutada. Ja siis füüsiline tasand tuletab sulle meelde sellist asja või annab sellise sõnumi sulle, et kui sa tahad praegu alustada uute asjadega, siis praegu ei ole selleks hea aeg. Et praegu on see aeg, kus sa tegelikult võiksid teha seda revisjoni ja vaadata, et kes on kes ja mis on mis ja kuidas sina ise kõige sellega seotud oled. Läheme edasi, võtame järgmise kaardi. Järgmine kaart on vähk, vähi tähtkuju. Ja kui sa vaatad seda pilti siin, et mida sa siis siin näed, et vähk on kivi all peidus, jah? Ja et millest see vähk siis meile võiks veel rääkida? Kuidas sulle tundub? Et vähk on tegelikult ju seotud suvise keskpäevase energiaga, kui on soe, kui on kuum.
ja millest see vähienergia meile räägib, et ütleme, meil eesti keeles me ütleme ta kohta vähk, et osades keeltes tõlgitakse seda ka krabi, et vähk või krabi, ta on see sõralisena mõeldud, eks ju. Ja osad rahvad on siis seda tähtkuju või sodiaagi märki nimetanud ka kilpkonnaks ja aja jooksul on see nimetus nagu muutunud. Siis see kaart, kui ta tuli sul praegu välja, siis ta tegelikult sümboliseerib ka mõnes mõttes nagu ema energiat. Ja mitte ainult ema energiat, võib olla ka sinu suguvõsa naisliini energiat näiteks, kodu energiat, kodu tähendust ja kõik need asjad, mis on siis ema ja koduga seotud. Ja see on nagu selles mõttes hea aeg siis kodumaja remontimiseks ja täiustamiseks. Ja miks see ema energia nagu oluline on, sest ajaloo vältel on kõik kodused tööd, kaasa arvatud remontimine ja eluolustiku paranemine, parendamine olnud nagu naiste ülesanne, kuna mehed tegelesid ka kogukondlike ja ühiskondlike asjadega, eks ole. Siis mis veel? Et vähk tuletab siis meile veel meelde siin mõningaid asju, näiteks, et ta on seotud, ma ema nimetasin siin, aga kuna siin eelmine kaart tuli välja, see lõunasõlmega seoses tuli see maa sümbol välja, vaata. Ma panen selle maa ka korraks ja silma ette. Et vähk on seotud ka meie juurtega. Ehk siis see, kui kindlalt me ennast elus tunneme, kui turvaliselt me ennast tunneme, kelle või mille suhtes me tunneme nagu ohtu või ettevaatlikkust, eks ju. Kui palju me kasutame oma intuitsiooni, ja oma maast ja kodust me juba natukene rääkisime, eks ole. Ta on ka side perekonnaga, suguvõsa side, eks ole. Ja vähk on kindlasti ka sidemed minevikust. Et siin võib olla osade jaoks ka see suguvõsa selline pärand või öeldakse nagu esivanemate tarkus, eks ole, et see, mis on tulnud meile kuskilt kellegi kaudu. Nii, ma vaatan seda kaarti lähemalt, et vaatan, mis su hing sulle tahab selle kaardi abil öelda. Ja kuna vähk on hästi intuitiivne, siis see vähk ütleb sulle, et usalda oma intuitsiooni ja kasuta oma sisetunnet. Aga tee vahet, kas see on tõesti sisetunde juhatus või on see hirm, et eriti negatiivsete asjadega ajavad inimesed need asjad sageli segamini. Nii, vaimutasand ütleb sulle seda, et minevik võib sind hoiatada millegi suhtes ja samas minevikust võid sa samal ajal leida ka nii-öelda jõudu või väge, ressurssi, et edasi liikuda. Ehk see tähendab seda sisuliselt, ma püüan seda nagu lahti tõlgendada selliselt, et sa võid oma minevikuga ühenduses olles leida sealt üles need takistused ja võtta need endale veskikiviks kaela. See on umbes nii, et kui minu vanaisa juba tegi nii, et kui ma olen ka selline, et me nagu õigustame ennast sellega, et ma olen sellises suguvõsas sündinud või niimoodi. Aga ma saan võtta seda ka kui tarkust, et selleks, et ma ei satuks samasse olukorda, teen ma nüüd neid asju hoopis teistmoodi ja siis mõtled enda jaoks välja, et kuidas sa teed. Ja tegelikult see vähikaart ütleb üsna ühesuguselt, et ta ütleb ka selle kehatasandi või füüsilise tasandi kohta, et ka maises maailmas otsuseid vastu võttes lähtu oma sisetundest. Et praegu on siis see koht, et kui need eelmised kaardid ütlesid, et füüsilises maailmas ei ole üldse väga tark aeg praegu midagi teha ja pigem nagu ongi see aeg atra seada, siis vähk ütlebki, et lähtu oma sisetundest. Ja järgmine kaart tuli välja lõvi, et vaatame, mis see lõvi meile tahab siis öelda. Ja lõvi on, kui sa kujutad ette lõvi looduses, et sööb kõhu täis, siis magab, tukub seal päikesepaistel, et mis ta seal veel teeb. Et suurem osa ajast nii-öelda elab jõude, eks ole. Ja lõvi on ongi see lõvi energeetika on selline, et on suht iseteadlik, et ta tahab teha seda, mis temale meeldib ja tema enda tingimustel.
Ja pane nüüd tähele, kui see kaart tuli sul praegu välja ja see on karmakaart, on ju, siis võib-olla on praegu see koht, kus sa saad nagu endasse vaadata, et kus minu elus on hetkel need tingimused, normid, kas need on ühiskondlikud normid või perekondlikud normid või midagi sellist, kus ma võtan nagu teiste normi omaks ja elan selle järgi, aga ma ise oma südames ja hinges teeksin hoopis muud, on ju. Et vaata, seal on äkki vaja midagi muuta. Ja osadel inimestel võib see olla ka vastupidi, kui sa oled liiga egoistlik olnud ja oma juhmi ajanud kogu aeg. Vaat mulle meeldib ja see, mis sulle meeldib, on tihti ka kellegi teise kaotusena või kellegi teise arvelt tulnud, siis seal on vastupidi. Et vaata, kas sa saad sealt nagu järgi anda natuke, et kas sa saad ka teiste inimeste kõrgema hüvanguga arvestada, nii ka nagu soovitasid need 2 esimest kaarti, eks ole. Ja lõvi siis tegelikult tuletab meile ka meelde seda, et kogu aeg ei pea tegema tööd niimoodi, et ihuigine on, vaid tuleb kasutada oma organiseerimisoskusi. Et kui sa lood piisavalt enda jaoks toetavaid süsteeme ja struktuure, siis sa võid töötada vähem ja su töö on lihtsam. Nii, mis siis veel? Ja mida see lõvi meile veel siis ütleb praegu, et tegelikult lõvikaart või üldse lõvienergia on seotud nagu tegelikult iseenda juhtimisega, eks ole. Lisaks sellele on siis taga elurõõmu, romantika, eneseväljenduse, uhkuse kaart ja meelelahutuse kaart, eks ole. Mis siis veel? Keha osadest, kui me püüame seda nagu kuidagi füüsilisele tasandile kanda, siis lõvi on võib-olla seotud meie suhetega ja süda on sümboolsel kujul seotud siis, lõvi on seotud meie südamega ja meie süda on omakorda seotud siis suhetega ja emotsioonidega, eks ole. Et kõik tunded, mida sa tunned ja suhted, mis sul on teiste inimestega. Et siin on see, et kas sul on vaja õppida enesejuhtimist seal või eneseväljendust, on ju, või ennast kuidagi süstematiseerida, struktuursemaks muuta. Nii, mis siis veel? Ja lõvi tuletab meelde, et seesama asi, et mis ma siin vähi puhulgi ütlesin, et selle tundlikkusega, vähitundlikkusega seoses, et aeg on vaadata, et kas sa nagu oma põhimõtteid nagu kasutad just selles tundlikus mõttes, siis lõvi toob sisse selle maise mõõtme või sellise praktilisema mõõtme ja tuletab meile meelde siin seda, et igaühe ees ei pea lömitama. Et tegelikult piisab ka sellest, kui sa tead ja enda jaoks oled selgeks mõelnud, et miks on mingisugune asi siis oluline. Ja hingetasand ütlebki sulle, et vaja on kasvatada enesekindlust, aga see tuleb sul läbi enesejuhtimise, on ju. Siis vaimutasand räägib loomingulisest ja ütleb, et tuleb riskida. Et kui sa tahad midagi muuta oma elus, siis tegelikult lõvi suunab sind ka riskima. Aga mäletad, maises elus ei olnud praegu nagu soodne neid riske võtta nende kaartide järgi, eks ju. Ja füüsiline tasand tuletab sulle meelde siis, et tee seda, mida sa tahad ja ole seal juures veenev. Tee seda, mida sa tahad ja ole seal juures veenev. Ja see on ka väga oluline tähelepanek. Nii, vaatan, mis meil siin on jäänud, 2 kaarti veel. Nii, avan järgmise kaardi ja järgmine kaart on esimene maja. Astroloogiline maja siis. Ja vaata, kui ilus sümbol siin peal on. Et nagu 2 maski, nii nagu teatrimaskid, et üks rõõmus ja teine mitte, aga tegelikult nad on üsna samasugused, ainult üks on ühtepidi ja teine teistpidi. Aga millest esimene maja meile räägib, et tegelikult kui esimese maja kaart tuleb välja, siis see ütleb sulle täpselt, et iseennast fookusesse, et sina ise, et esimene maja räägib alati see, et sina ise, millisena sa ennast näitad maailmale, millisena sa paistad teistele inimestele, sinu väljanägemine, sinu pea, sinu nägu, sinu iseloom,
et see on siis see füüsiline maailm. Ja vaata, siin need maskid on ka, et kas sa varjad ennast või oled sa autentne ja ehe. Enamus inimesi varjavad oma tegelikku palet. Tegelikult, mida nad varjavad? Oma tegelikku potentsiaali. Ja minu meelest see on nagu kõige haigem, mida inimene üldse teha saab. Ja tegelikult siis see esimene maja tuletab meelde meile ka seda, et lisaks siis sellele välimusele juhib ta sellele, et sina ise, et sinu maailmavaade on nagu tähtis. Sinu võimed, ja võimed on siis see sisemine potentsiaal, mida sa maskiga varjad. Ära seda unusta. Ja tegelikult ka siis füüsilises maailmas on need teod. Ja vaatan, mida su hing tahab sulle selle kohta öelda. Hing ütleb sulle selle kohta, et sa tee otse kohe endale selgeks, kes sa päriselt oled. See, kes sa päriselt oled, ei ole siin elurollid, et ma olen mingisugune mees, naine või kellegi tütar või vend või poeg. Või mingi amet, et olen keevitaja, juuksur, kondiiter, mis iganes, kunstseemendaja. Et ametid ei ole tähtsad ja rollid. Jah, need on tähtsad selleks, et sa elada saaksid. Aga siin on mõeldud, et kui sult võtta ära kõik ametid ja kõik rollid, mis siis on see, mis alles jääb. Sest see, kes sa oled, sellega sa lood enda ja teiste inimeste maailma. Ja näiteks ma olen mingil hetkel jõudnud arusaamisele, et minu selline üsna tugev energia, et kes ma olen. Ja see, kes sa oled, ei sõltu sinu vanusest, sinu soost, ametist ega muudest asjadest. Et mina näiteks olen tundnud, et ma olen inspiraator. Et ma tahan olla ise inspireeritud ja enda inspiratsiooniga ma inspireerin teisi, eks ju. Nii, mis siis vaim tahab sulle öelda? Vaim tuletab sulle meelde seda, et jälgi seda, et sa ei tekitaks liiga palju endast näilisust, et tähtis ei ole see, kellena sa näid, vaid see, kes sa päriselt oled. Et näita, su vaim tahab, et näita välja oma tegelikku palet, oma tegelikku tuumolemust. Ja füüsiline tasand ütleb, et tee konkreetseid tegusid. Tee konkreetseid tegusid. Niimoodi ongi. Nii, ja meil on jäänud veel üks väikene kaart siin. Takerdusin siin korraks. Nii, meil on jäänud üks väikene kaart ja on 11. maja ja vaata, pane tähele 1 ja 11. Ehk siis number 1 kordub sisuliselt 3 korda, et 11 ise on meisternumber ja kui me paneme 111, eks ole, et võid jälgida ka siis numbreid, number 1 ja millistes kombinatsioonides sa seda enda ümber näed ja vaata, mis sõnumid sealt tagant sulle siis tulla võivad. Ja siin ma soovitan, et vaata korraks seda sümbolit, et ka siin on nagu see ring, nagu terviklikkus, lõpetatus, eks ju. Ja samas siin on nagu ka peegelpilt, et natuke küll pöördvõrdeline, et nii nagu paremal, nii ka vasakul, eks ole. Et need elu peegeldused. Ja see on nagu see koht, et ma ei tea, kuidas astroloogiliselt lähevad need hingepartnerid või kõrgemad hingesidemed 11. majaga kokku, et seda ma ei tea. Aga ma tean seda, et pöördvõrdeline peegeldus, et ütleme hingesidemes olevad partnerid võivad sageli teine teisele neid pöördvõrdelisi peegeldusi näidata. Et me tunneme teise inimese kitsaskohtades ära iseennast ja seeläbi püüame ennast siis parandada ja kasvatada. Ja partner tunneb siis sinu probleemses käitumises või probleemses mõtlemises või mis iganes asjas ära iseennast ja püüab ennast parandada. Mitte see ei ole vastastikune teineteisele ettekirjutuste tegemine, eks ole. Aga mis siis 11. maja meile tahab öelda on see, et selles majas on palju ideid. Et see on nagu mõnes mõttes võiks öelda, et see on nagu ideede pank või selline. Ja need ideed võivad olla sinu enda omad, loomingulised ideed, siin on hästi palju ka loovust, loovuse puhanguid, loomingulisi ideid, aga need ideed ja loovus võivad ka kellegi omad olla, kellega sina tahad samastuda või kellega sa samastud. Ja ilmselgelt
kõige suurem rühm, kellega inimesed samastuvad, on nende sõbrad. Näiteks peale, ma ei tea, sõpradega aja veetmist ju tunned ennast näiteks hästi, eks ole, või mõnus meeleolu tekib või kuidagi sa, tekib see ühisosa, et me nagu oleme natuke sarnased või meil on millest rääkida. Ehk siis suhe enda jaoks meeldivate inimestega aitab meil nagu paremini aru saada sellest, et kes sa oled. Et kui ennem oli ka siin see küsimus, et kes sa oled, on ju. Siis 11. maja tervikuna nagu sümboliseerib ideedega inimesi, et see tähendab, et sa võid kohata ka uusi, enda jaoks võõraid inimesi, on ju. Ja see tähistab neid, kes üritavad üksi või rühmana levitada oma nägemust. See tähendab, et see siis nii-öelda üksikindiviidina, aga võib-olla see on mingi kollektiivne idee või sõpruskonna idee või selline perekonna idee, eks ole, teeme koos midagi ägedat. Ja see on see, et see on mingi idee, millest võiks kunagi välja kasvada midagi suuremat või mõjuvõimsamat. Ja siin on ka oluline, nii nagu vaata huvitavalt, kuidas kaardid hakkasid rääkima, et eelmistes kaardidest tuli ka see välja, et mitte ainult oma tahtmist ei vii ellu, vaid need ideed, mis sul tulevad, peaksid puudutama ka teiste inimeste kõrgemat hüvangut või need ideed võiksid teenida ka siis nagu suuremat gruppi, mitte ainult sind ennast. Ja see 11. maja tuletab meile meelde seda, et tegelikult me kõik peaksime praegusel eluhetkel ja ilmselt ka edaspidi olema võimelised ette kujutama midagi, mida ei ole veel olemas. Ma võtan hetkeks siit laua pealt näiteks pliiatsi, on ju, panen siia ette sulle selline kunstimuuseum ja harilik pliiats, siin on mingid kunstipärakulised asjad ka peale joonistatud. Ja ütleme siis niimoodi, et kui mõnel inimesel ei oleks seda ideed tulnud, et üldse pliiatsit teha, siis me ei oskaks tänapäeval pliiatsiga kirjutada või meil ei oleks seda pliiatsit. Kui mõnel inimesel ei oleks pähe tulnud siia neid joonistusi teha, siis see oleks tavaline must pliiats, on ju. Et alati on see, et kõigepealt tuleb idee ja hiljem siis keegi teine saab sellest ideest veel mingit kasu, on ju. Me peame ette suutma kujutada midagi, mida hetkel ei ole veel olemas. Ja siin on nagu hästi oluline teadvustada endale ka seda, et tavaliselt räägitakse sellist juttu siis, kui sul on mingid eesmärgid või et sa tahad midagi kasulikku nagu teha, on ju. Tegelikult, kui me ei tee kasulikku, mida me siis teeme? Mõtleme välja negatiivseid stsenaariume. See ei ole võimalik. Ja siis me usume seda, et see ei ole võimalik. Või sellel asemel ma võin mõelda, et sellist musta pliiatsit nende joonistustega on võimalik teha ja teen selle ära, on ju. Et tegelikult mõlemad ideed, vahet ei ole, kas see, et on võimalik või see, et ei ole võimalik, nõuavad sama palju energiat. Tegelikult need nõuavad sama palju energiat, on ju. Ja kui me tahame midagi muuta või paremaks muuta, siis me peame suutma uskuda seda, et asjad on võimalikud. Ja see tähendab seda, et me peame kõik olemasolevad variandid läbi uurima sellise pilguga, nagu me ei oleks seda mitte kunagi näinud, et me näeme seda esimest korda. Ja siis tekivad meil nii-öelda loomingulised uuendused, mis on võimalikud vaid juhul, kui me julgeme ühendada siis tegelikkuse oma ideedega. Ehk me julgeme hakata tegusid tegema, ütleme niimoodi. Sest et ideed jäävad ideedeks, kui ühtegi praktilist sammu ei järgne. Ja seda võiks siis nimetada ka omaette teaduseks, selle puhtaimas vormis, eks ole. Ja selleks, et soovitud eesmärke saada, on kasulik tundma õppida ja rakendada siis neid energiaid, antud juhul siis ka astroloogilisi energiaid, eks ole, mis võiksid siis meid toetada sellel teekonnal. Ja 11. maja aitavad siis valitseda veel omakorda sellised planeedid nagu veevalaja ja uraan, tähtkujudest siis veevalaja ja planeetidest uraan. Et sellised mõtted siis tähtkujude kohta praegu hetkel ja nende, mitte tähtkujude, vaid nende kaartide kohta, mis siin hetkel välja tulid. Aga nagu ma lubasin, et võtan siis siit veel mõned sõnumid siis ka nii-öelda kõrgemalt minalt. Ja siis vaatame, mis su kõrgem mina sulle tahab siis nende karmakaartide lõpetuseks hetkel öelda. Ma võtan siit 3 kaarti. 1, 2 ja 3. Ja hakkan kohe neid sinuga koos avama. Nii, ja esimene kaart on selline, kus on vääriskivid peal. Selline kaunis. Ja mis see sõnum siin siis ütleb? Ütleb seda, et kristallid tervendavad sind maagilisel viisil, avades armastuse värava
kanna endaga kaasas mõnda lemmikkristalli, et sinu eeterkeha oleks puhas ja selge. Oled armastuse magnet just nüüd ja praegu. Et selline on kaardisõnum. Aga mina lisaks siia poole veel, et vaata siin mingitel nendel ülemistel kaartidel esimestel tuli välja ka see, et loo struktuuri. Et lõvi oli see ka, kes ütles, et loo struktuuri, eks ole. Ja kristallid on ka struktuursed, eks ju. Tegelikult ka see struktuuri ja korra loomise sümbol, kord tuli välja Pluutos, eks ju. Ja struktuur tuli välja lõvis ja pane tähele, need kaardid tulid välja ka üksteise alla, on ju. Ja nüüd tuli siit välja veel see, et kristallid on struktuursed, et tegelikult on oluline ikkagi see, et sa struktureeriksid oma elu, oma mõtlemist, oma tegutsemist, on ju. Nii, teine sõnum on siis selline haldjakene ja jutt siin haldjakaardi peal on selline, et väärt ootamist. Jumalik ajastus on töös, tõeline armastus ei küsi aega ega kohta. Ja sõna armastuse asemele sa võid panna ükskõik mis tõeline, ei küsi oma aega ega kohta. Ja tegelikult see sõnum jääb samaks. Ja vaata, kui hästi see sobitub siia esimese maja kaardi juurde, kus oli see, et see tegelik sina, tõeline sina, eks ole. Nii. Ja kolmas sõnum on siis sellise kaardi pealt, mis on ka just nagu see ingellik energia, aga sõnum on siis selline, et sinu hing on hoitud, samuti sinu teine pool, ära muretse, teid toetab valguse vägi. Ja lugemise alguses ma ütlesin, et esita endale küsimus, et mis saab siis, kui. Ja nüüd lõpeta see lause ja võta siis teadmiseks, mis saab siis, kui. Soovin sulle ilusat päeva ja järgmiste kohtumisteni.